Tartu Ülikooli akadeemilise spordihoone kõrval asub üks ilus kapsaussi roheline maja. Lähme vaatame, mida selle seinad enda taga peidavad. Olete jõudnud Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituuti. Mina olen Age Kannumäe, füsioteraapia esimese kursuse tudeng ja näitan teile, mida põnevat siin majas leida võib. Esmalt paneme muidugi üleriided garderoobi. Meil on sellised ilusad lükandustega garderoobid. Meie instituut on küll väike, kuid see asub Tartu Ülikooli akadeemilise spordihoone küljes, mis tähendab, et saame ka kasutada Tartu Ülikooli akadeemilise spordihoone sisesaali. Lähme vaatame, milline see on. Meie instituut ise on küll pisike, kuid see-eest asub see hiigla suure Tartu Ülikooli akadeemilise spordihoone küljes, mis tähendab, et sellel suurel sisestaadionil saavad ka meie instituudi tudengid erialaseid oskusi omandada ja niisama trenni teha. Eriti lemmikkoht on see jõusaal, kus sporditeaduste tudengeid väga tihti leida võib. Ja muidugi see võimlemissaal, kus just füsioterapeudid tööd teevad. Oleme jõudnud laborisse. See on nüüd üks suurim labor meie instituudis. Siin me saame mõõta igasuguseid biomehaanilisi näitajaid. Näiteks sellel pingil siin sain mina teada, kui tugevad on minu reie nelipealihased. Kusjuures vasak on tugevam kui parem. Ja siin on veel mitmeid põnevaid masinaid, kus saab näiteks koormusteste teha. Oi, kliima- ja mäestikulabor. Vaatame, mida põnevat siin on. Siin on üks selline suur, imelik uks. Ja siin ongi selline ruum, kus saab tekitada õhutemperatuuri ja õhuniiskuse muutmisel erinevaid tingimusi. Näiteks saavad sportlased joosta džunglis või ka kõrbes. Mina kahjuks pole siin veel niimoodi džunglis jooksnud, kuid loodetavasti varsti avaneb mul see võimalus. Näete, programmi juhi leiab just siit kabinetist. Veel üks tore ruum, kus on hästi palju fitnesspalle, võimlemismatte ja muidugi ka kummilinte. Siin me saame õppida, kuidas neid kasutada, mida nendega üldse peale hakata või siis lihtsalt üksteisel rühihäireid avastada. Lõpuks ometi jõudsime me massaažiruumi.
tegelikult oleks vist õige öelda manuaalteraapia ruum. Aga kõige mõnusam osa selle ruumi kasutusest on ikkagi massaaž. Siin on üks natukene katkine luukere, on miskipärast jalg puudu. Tundub, et see jalg ootab siin juba massaaži. Veel üks labor. Neid on meil siin päris mitu. Selle laua kohta ütles instituudi juhataja, et siin on väga palju andureid. Ma päris täpselt ei tea, mida see tähendab ja pole ka kindel, mida need teised masinad teevad. Aga loodetavasti ühel päeval saan teada. Muidugi, siin on igasuguseid põnevaid pakkumisi ja töökuulutusi, kui kellelegi huvi peaks pakkuma. Oleme jõudnud 3. korrusele. Siin instituudi juhataja Priit Kaasik noorena isiklikult. No nii, siin on 7 kohvipoisi kohvimasin. Vaadake, seda pähkli cappuccinot soovitatakse väga. Siin suures auditooriumis veedavad tudengid suurema osa enda ajast, sest just siin toimuvad loengud. Siia saab ka enda riideid jätta. Neid auditooriumi on tegelikult isegi 2 ja üsna identsed. Kui õppetöö ära väsitab, siis saab tulla ja vahepeal neid sangpomme tõsta. Siin on tudengitel lebola ja väike raamatukogu. Ja muidugi male. See raamatukogu on küll pisike, kuid nii uskumatu, kui see ka pole, siis siin on alati kõige vajalikumad materjalid olemas. Selle ilusa vaatega Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi 3. korruse aknast lõpetan selle virtuaalse ringkäigu. Ma väga loodan, et teil oli põnev ja ootan teid siia instituuti õppima. Kohtume sügisel!